kallid vaatajad, täna näitaks teile ühte igaühele jõukohast rituaali, mis toob, tagab ja kindlustab heaolu ja külluse teie elamises. Selle teostamiseks vajame ühte valget tavalist küünalt, kanamuna, väikest metallmünti. Tähtis on, et see oleks teie riigis käibel. Ma antud juhul kasutan 1 sendist münti. Tühja anumat, suhkurt, pudelikorki, muna aluseks eelkõige, tulekindlat ja määrdumiskindlat aluspaberit. Mina kasutan tavaliselt fooliumit ja tuletikke. Võtame muna enda kätte selliselt, et peenem osa jääb allapoole ning mündiga toksides purustame koore nii, et muna ei mõraneks ega laguneks. Õrnalt tundega toksides, sest äärmiselt oluline on just see, et ei toimuks mingit pragunemisi ega purunemisi. Nõnda. Nii, väga hea. Nüüd, kui selline auk on tehtud, raputame muna sisemuse ja klaasi. Selle sisu võime utiliseerida, ära visata. Peame mida? Võtame mündi ning asetame ta siia munakoore sisse selliselt, et ta kukuks lapikult, et ta jääks siia püsti. Tunnetame selle ära, et ta oleks siin ilusti kenasti lapikult. Peale mida alustame koore täitmist suhkruga. Tehes seda selliselt, et umbes 2/3 mahu ulatuses täidame ta suhkruga. Oluline on vaid see, et peale täitmist jääks muna ülemisest äärest ehk siis august kuni täitepiirini kuskil 25% vaba ruum. Nii, seejärel asetame muna alusele. Tõstame suhkru eemale ja süütame küünla. Ning täidame küünlavahaga munas oleva ülejääva tühja ruumi. Seda tehes lugege rahulikult omaette mõttes video all olevat palverida kogu selle küünlavaha sulatamise aja ulatuses. Ehk siis täpselt öeldes, kui mitu korda, seda antud juhul ei saagi öelda, sellepärast et olenevalt küünlast ja leegist ja kõigest muudest teguritest võib see aeg olla äärmiselt erinev ja seetõttu see lugemiste arv samamoodi. Kui munakoor on ääreni küünlarasvaga täidetud, kustutame seal küünla näppudega. Laseme tekkinud kooslusel munakoorel umbes pool tundi jahtuda. Kui see on piisavalt maha jahtunud, mähime selle näiteks paberisse, fooliumisse või mõnda riidetükki. See tähendab, vahet ei ole millesse ning hoiame kodus vaid endale teadaolevas kohas järgnevad 40 päeva.
ehk siis vähimaks siia fooliumisse. nõnda. 41. päeval peate selle aga välja viskama, kuhu või mis moel, see jääb teie enda otsustada. Parim viis oleks ta kaevata viljapuu alla. Samamoodi võib utiliseerida ka jooksvasse vette. Rituaali mõjuaeg on umbes pool aastat, seega oleks soovitada antud tegevus korrata iga 6 kuu tagant. Proovige, testige ning kui teile meeldis, likeige ning jälgige mu kanalit. Aitäh!